uus sisulooja teil. Kalamaja hipster. Väike uuenduskuur. Soengus. Lõuasoengus kuumaks läks. Vahelduse mõttes. Väike katse, vunts on Perno lenks, aga okei. Ehk tuleb habe tagasi. Praegu peame hakkama saama niimoodi. Teil ka lõbusam võib-olla. Selline väike lõbus suvine soengu muutus. Habe tuli maha. Opadi vunts siin, võib nüüd öelda. Aga meil jäi siin enne seda üleelamisepisoodi jäi see tulepump või see pakukasi jäi pooleli. Et pidin uuesti näitama. See mänd läks pooleks, kuna siin on see, kus oli see oksa koht. Ja siis ta murdus ära, kui ma läksin teile filmima uut seda episoodi sellega, et kuidas see puurimine siis ikkagi välja näeb täismahus, täispikkuses. Ta ikka tuleb see aasta oksaring vahele ja see on nõrk koht. Ehk et teen ringi ja vaatame siis, kuidas asi välja näeb. Aga vuntsile võib siis anda hinnanguid, et kas on väga hirmus. Aga praegu selline lõbus vahepala. Näed, siin on see nööriga kinni lihtsalt. See nöör on siit ümber pandud mõned korrad. Võtame selle lahti. Noh, ei tule. Kohe siis avaneb vaade, et kuidas see pakk tehtud on. Nii, vot selline asi oli. Siuke süvend on siin. Ja sinna vahele siis oli see puurimispulk pandud. Ta peab olema piisavalt pikk, et üks puurimisruumi ja pakust allapoole peab ka ruumi jääma, kuna see puurimisel kulub järjest lühemaks. Siis kui sa tahad ikka rohkem kasutada seda, siis peab see pikem olema. Küll. Selline Gerberi mingi saag machete. Ülimõtetu asi. Esimene päev, kui kasutasin, käisin kuuseoksi löömas ja tera kohe kõver. Ehk see on siukse mingi pehme puidu diagonaalis löömiseks. Kuuseoksad teevad selle pleki kohe jamaks. Nii ta on seisnud mul aastaid. Aga siit nüüd saare puu võtsin. Lõikame uuesti ühe pika ridva. Vaatame, kuidas see saak töötab, ei mäletagi. No mingid hambad on, aga teravust tal ei ole. Nii, uus pulk käes. Ja nüüd on mõte, et ma lõhestan selle alumise otsa ära. Ja panen siia lõhesse, proovin panna selle sama männi väikse siukse jupi. Nii et vahetatav otsik. Saarega on väga kehva puurida tuld. Liiga siuke kõva puu. Aga kui ma panen selle siia vahetatavaks otsikuks, isegi kui see ära kulub, siis ma saan uue siukse jupi siia panna pesasse ja saab siis seda pumba nii-öelda päris trillijat ehk pehmepuud vahetada. Nii, lõhestasin 4 selle ja nüüd prooviks siis selle siit ühe väikse jupi siia vahesse paigaldada, nii et see ei pöörleks siin. Siia pilpa vahele ja proovin seda pesa osa natukene teha laiemaks. Ehk seest poolt natukene ära võtta seda puitu, et see männikene siia vahele sobiks ilusti. No midagi sain. Padi sellise väikse pesa sain siia nüüd. Natuke on laiali ka ja siis proovib selle siia sisse torgata. Päris tüütu on noaga seda puhtaks saada, aga sain. Nii, võtame parakordi seest peenemat nööri natuke. Opa. Nii, see on nüüd tühi. Ja siit saime sellise peenikese nööri. Nüüd oleks vaja see kinni siduda, et see ei lõheneks edasi siit kuskilt. Muidu praguneb edasi, kui ma seda toppima hakkan. Nii. Seon selle siis sellise luubi tegin siia ja nüüd krutin siia ümber. Nii palju, kui seda nööri on. See on nüüd ümber selle sama luubi keritud. Torkame selle siit läbi.
ja tõmbame kinni siit, kui jaksaks. Ja selle luubi siia sisse täitsa. Kõvasti kinni. Nii, olemas. Nüüd on pidurdatud, et ei lõhestuks rohkem. Ja väga hea, siia nöörile toetub see pakk. Et isegi kui see pakk tahab alla libisema puurimisel hakata, siis nöör jääb ette. Nii et topeltvõit. Nii, ja nüüd ma lõikan siit paraja jupi, mis siia otsa keevitada. Sellise peeneneva otsast, et ta siia soonde läheks ilusti. Nii, selline värk. Okei, ja teeme ta siit veel selle soone jaoks natuke peenemaks. Ma ühtlaseks. No vaat selline. Nii, ja nüüd supsame selle siia sisse. Peab otse ka jääma. Ehk selle pulgaga. Nii äkki või. Nii, ja seome samamoodi selle ka kinni, nagu ülemise otsagi. Ehk et selle luubi teen ja siis kerin siia luubi poole selle ülejäänud nööri otsa tagasi. Nii, sai siis see siia ka keeratud samamoodi peale. Siit on lõhenemise vastane ja siit on selle vastu, et see männi junn siit otsast ära ei tuleks. Nii, ja nüüd ma arvan, et see pakk on liiga kerge. Ma panen siia uue paku ka ja siis saan näidata teile puurimist juba. Uus pakk on valmis. Selline, palju raskem ka, 2 kilo umbes. Kus te olete? Nii, paneme selle pulga siia sisse. Õõnestasin siia augu sisse. Äkki pragu jääb, aga las ta jääb praegu sellepärast, et ma arvan, selle saarepuu diameeter veel väheneb, kui ta kuivab. Ja seome kinni. Nii, ja sidumiseks ma kasutan, sidumiseks ma kasutan sellist sõlme. Teen siia nööri otsa tavalise ülekäe sõlme. Ja siis teen uue samasuguse, aga seda kinni lõpuni ei tõmba. Jätan ta lahti. Nii, ja nüüd läheb nöör ümber paku. Padi. Ja siis panen siit aasast läbi. Natuke liiga lühikese nööri tegin. Vist. Nii. See sõlm, mis ma lahti jätsin, siit panin selle teise nööri otsa läbi. Tõmban selle sõlme kõvasti kinni. Ja siis hakkan siit venitama seda. See on nagu nipukas. Kõvasti kinni. Nöör otsaks. Komplekt valmis. Selline uhke värk. Lähme proovime uurides. No nii, sättisime kaamera paremini paika. Jälle läheb vastu siia. Nii. Nüüd oli nööri venimisega jamasi. Apsti. Jälleme. Panen suitsu.
ja läks rütm ära. Aga vaatame, äkki on olemas. Ongi vist olemas. Jah. Läheb käima vaikselt. Noh, jama mis ta oli. Nöör venis. Nööri mitu korda pingutama. Mingi parema nööri leidma siia. Aga töötab. Ja vaata siis. Kohe läheb õõguma. On teil näha või? Mul on nii ere päike, et ma ise ei näe, mis siin toimub. Suitseb ilusti. Ja kohe läheb õõguma ka. Ootame punase täppi ära siis. Tuul on päris hea, siin pole vaja lehvitada. No nii, punastab. Aga kokkuvõte siis töötas. Ei, mina sellega oska veel väga hästi tasakaalu hoida ja vänderdab ja värki ja vibu kontrollin palju paremini kui seda aparaati, aga sain teile vähemalt lubatud asja ära näidata, et kuidas ta siis käib ja töötab. Nii et mis imelik masin see olla võib, viisi peaga. Vähemalt ma üritasin. Ja panen siia sellesse videosse veel ka õmmaraba väikse käigu ja väikse maasikal käigu ja asjad kokku, mis see nädal on natuke tehtud. Nautige puntsi siis. No. Nii, väike õmmaraba tuur. Värapahti juba nägite. Näitasime perega. Ja siin on turbakaevandus. Selline jääb ilusast rabast järgi, selline pruun kõrb. Aga kõrguste vahe on ka mega. Päris raba on ikka päris kõrge. Turbakiht kasvab iga aasta millimeeter. Ja vesi on turba sees. Kuhjas, ümbritsev mets on madalam, mineraalmaa ja vett täis raba on kõrgemal kui ümbritsev metsaala. Selline põnev üliägedad vaated. Rabas muidu põdrakunnip ei kasva, aga siin on veerežiimi muudetud ja on mineraale ilmselt pinnasesse tekkinud. Siis on siin laevakaskede asemel on sookased, võib-olla isegi arukased. Väga äge on see tegelikult selline värvide kamma siin. Ja see värvikamma ka. Igavesti tore. Kus murakas juba tuleb. Siit on ära kooritud kõik see pinnas, aga murakas juba tuleb tagasi, pole häda midagi. Varjud on ka toredad. Ja mega kraav on siin. Korralik maantee. Lõpuks tuli soe päike. Selline tore rabarada. Nii, seda juba rabalauas. Ujumiskoht seal. Seal üks vend istub. Ja torn. Nii, ma pole siin vist 3-4 aastat käinud. Päris tore. Throwback. Keegi siin
ööbib oma koeraga. Tundub siuke välismaine lahendus reisija rattakäruga. Rand. Peaaegu private. Muidugi palun. Issand, ilus. Kus ma riidud jätan? Kuidas? Uku käi viitsida. Uku ei lähe. Ei lähe, sa ei viitsida. Vaatama. Selline tore väike peotäis. Mustika aasta on kehva see aasta, aga seeni on. Vaatame torni ka. Ära ole pahane, me läheme üles. Joo. Teine korrus. Magamisruumi ülaga. Ja 3. korrus. Selline tore vaade. Partsukeldus. Ratturite riided kuivavad siin. See on see esimese korruse ja teise korruse katus ja torn on siis veel lisaks. Seal on uued vetsud tekkinud. Puita alla. Joo. Niisugused trillid siia alla, täitsa põhja, mingi 4 meetrit saime.